Head vaatajad, on õhtuid, mis ei ole pelgalt kalendripäevad, vaid hetked, mis jäävad meelde. Õhtud, kus saal ei ole pelgalt ruum, vaid koht, kus mõtted, inimesed ja lood kohtuvad. Hetke pärast tulevad siia saali 1000 presidendi külalist. Kohtub minevik, olevik ja tulevik. Enne kui algas pidu, oli ametlikum pool. Presidendi kõne, mis on lakmuspaber hetke kõige suurematest Eesti probleemidest. Kõigepealt rääkis president julgeolekust. Maailmas, kus valitseb jõud, on meie senine juhtlõng enam mitte kunagi üksi, veelgi ühemõttelisem ja selgem. Kuid kellega siis koos? Nendega, kes peavad ülimaks demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi. Nendega, kes austavad riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Täpselt kõne ajal toimus New Yorgis ÜRO resolutsiooni hääletamine ja USA jäi seal erapooletuks Ukraina territoriaalse terviklikkuse osas. USA suursaadik rahustas pärast eestlasi. We're definitely true allies. We have a special relationship, very close relationship. Hopefully you saw it today during the parade. I hope you got some reassurances. I'll tell you more. Today I found out myself that the Republic of Estonia was created based on the principles promulgated by President Wilson. So we're tied together based on the same values and same principles. So we're allies. Ta tõmbas kriipsu peale juttudele, et president Trump ütleb kord üht ja siis muudab kiiresti seisukohta. You know, I'll tell you what I would tell most other people. You cannot trust everything you read in the papers. Muidugi ei puudunud presidendilt ka majanduspoliitika sõnum, millest võis välja lugeda torget niinimetatud maksufestivalile. Majanduse stabiilsuse alus on riigi valikute ettenägelikkus. Võtkem kuulda meie ettevõtjaid, kes toonitavad vajadust selguse ja püsivuse järele. Heitkem juba täna aus ja karge pilk riigieelarvele ja maksudele. Külaliste seas olnud Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ütles selle peale kontrollija kohta haruldase seisukoha. Ärge olge siin Eestis nii püüdlikud reeglite täitmisega. Ma arvan, et Eestis on väga palju asju väga hästi ja muidugi on neid kohti, kus me piinliku täpsusega juuksekarva ajame näljaks, kus võib-olla mõned teised, mõnevõrra suuremad riigid kui Eesti nii suurt täpsust taga ei aja. Mõne koha peal selline täiendav enesekindlus ja selliste reeglite mitte üle võlli veel keeramine ei tee ka paha. Kuid peamiselt rääkis president lastest ja iibest. Õigemini sellest, et lapsi on vähe ja iive kiratseb. Kui tahame riigi ja rahvana kesta, tuleb meil leida tee, kuidas rahvastiku kahanemine peatada ja anda iga ühele meist seast kindlustunne. Kuid ega häid lahendusi pole, nentisid külalised. Iibe langus ei ole Eesti või Euroopa probleem. Sündivus langeb üle maailma, kiires languses on nii liberaalsed maad kui islamimaad. Kiire kukkumine on isegi Aafrikas. Mina olen eluaeg olnud, nagu kuidas öelda, tegija poole peal ja mul on alati küsimus, et mis siis nagu konkreetselt tegema peab. Ja seda mõtet ikka kogu maailm ei ole suutnud välja mõelda, et kuidas siis seda iibe probleemi lahendada. Ma arvan, et ühest küljest on tänapäevane maailm tõesti, sest lapsi sünnib vähe igal pool. Samas ega Eestis on asju, mida võiks teha, peaks leidma meetme, kuidas noortele peredele tagada soodsamalt eluase maal just nimelt, sest meil on lisaks lastepuudusele probleem ka maapiirkondade tühjenemine. Just seda teemat pidas kõige olulisemaks ka president ise. Ma puudutasin küll mitut teemat, päevakajalisi teemas ja ka läbi teema on ikka see, et kust meie rahvas tuleb ja et me saaksime seda rahvast ka siis kaitsta, aga praegu inimesi on väga vähe ja noori väga palju peale ei tule, nii et see on nagu üks mure, meie demograafia. Ja minu jaoks kindlasti on ikkagi see meie noorte haridus ja tervis ja ka meie noorte vaimne tervis, nii et see on kõik seotud omavahel ja sellest tuleb hoolitseda. Kuid eks ongi aastapäeva kõne selline, et igaüks saab noppida erinevaid asju, mis just teda kõnetavad. See solvamisega üle trumpamine ja vastandumine ja selline asi, et mina märkasin eriti seda ja mul on hea meel, et ta selle nagu
nagu ütleme, selgelt välja ütles. Kas te panite seda tähele ka enda kogemuse pärast? Eks ma olen seda kogu aeg märganud, et see ei ole mul kogemus. No. Mina olen selle karjunud. Kõvad kärajad oleme me alati olnud. Eks meie seas ole varemgi leidunud tülikäivitajaid ja ässitajaid, parastajaid ja solvujaid. Kuid tänane arvamuskius, laiemalt arutelu kultuuritus, ehmatab oma labasuse ja ulatusega. Oleme oma armsa sauna üle kütnud ja vängest leidist uimased. Mulle tegelikult meeldis presidendi kõnes hoopis ülekuumenenud sauna kujund, kus meie avalikus ruumis on väga palju käredust ja siis järgmine peab sellele käredusele vastama veel käredamalt, et võib-olla peaks natuke piiri pidama selle käredusega, et see saun jällegi maha rahuneks. Nii et see, et palju kära, vähe villa, no sellest räägitakse Eestis kogu aeg, aga eks see sõltub ju kõik meie enda tegemisest, et Eesti on täpselt nii ilus, kui ilusaks me ta ise teeme. Sisepoliitikat president ei puudutanud ning presidentide varasemates kõnedes olnud torkeid mõne erakonna või ideoloogia suhtes Alar Karis ei teinud. See oli tema viimane aastapäeva kõne selle ametiaja jooksul. Kas ta soovib kandideerida ka järgmiseks ametiajaks, keeldus ta vastamast.